Kas see on raske saak, särapaka silmi ees. Kas see on raske saak, tal on metal sees. Kas see on raske saak, tal on metal sees. Keegi korjab, keegi saak. See maja siin mu selja taga tekitab inimestes erinevaid tundeid, kes arvab, et see on kurjuse ja ahnuse kants ja kes peab seda asutust unelmate töökohaks. Paljude jaoks on see aga koht, kus saab suurt ja võimast Hansapanka oma enda näpuga katsuda. Viimasel ajal on tänu interneti kiirele levikule paljud reaalsed asjad hakanud muutuma virtuaalseteks. Paljud näevad selles suurt ohtu, sest arvatakse, et mida ise katsuda ei saa, seda olemas polegi. Ometi on just internet inimeste elu tohutult palju mugavamaks, kiiremaks ja efektiivsemaks muutnud. Kui suur osa meie tooretest või teenustest peaks olema reaalne ja kui palju nendest virtuaalseks muutuma, on muidugi vaieldav. Selge on aga see, et internetti ilma tähelepanuta enam jätta ei ole võimalik. Sellise tõsiasjani jõuti ka selles majas siin mu selja taga ja veidi rohkem kui aasta tagasi tehti mulle ettepanek asuda Hansapanka internetiturundusega tegelema. Kohe alguses oli selge, et üksi ma selle vastutusrikka ülesandega hakkama ei saa ning seega võtsin endale eesmärgiks korralikult funktsioneeriva osakonna loomise. Tänaseks on see ülesanne vähemalt minu enda arvates edukalt täidetud. Aga mis me siin väljas ikka passime? Lähme sisse, saate ise vaadata, millest ma räägin. Oma silm on kuningas. Mihkel Randam oli esimene inimene, kes pärast mind internetiturundusosakonda tööle tuli. Tema ülesandeks sai netis ja ka ATM-ides ehk siis rahaautomaatides kasutatavate reklaamide kujundus. Mihkel on muide vanim vastava teemaga tegelev inimene Eestis, sest et firma nimega Meediamaa, kus Mihkel kunagi töötas, oli omal ajal esimene, kes internetiturundusega tõsisemalt tegelema hakkas. Meediamaa viljakalt pinnaselt on pärit ka Toomas Eelrand, kes meie osakonnas kõige paremini internetti kasutavate inimeste käitumist teab ja sellest ka õigeid järeldusi teha oskab. Muidugi ei piirdu tema oskused vaid analüüsiga, Toomas saab hakkama kõigega, mis netiturundust vähegi peaks puudutama. Ta on põhimõtteliselt minu parem käsi, me oleme suured sõbrad ja teeme kõike koos. Elo on noor naisterahvas, kes vastutab internetti üles minevate turundustekstide eest. Kõik vaimukad ja tegutsema panevad tekstid ongi tema enda valmistatud. Ilma Elota oleks meil tõsised kommunikatsiooniprobleemid oma klientidega. Need mehed nagu kännujuurikad aga vastutavad selle eest, et meie geniaalsed turundusideed ka tehniliselt ellu viiakse. Saage tuttavaks. Mark-Hendrik Lind, Priit Urmet Lõhmus ja miskipärast vaid kahe nimega Gunnar Klauks. Ette rutates peab mainima, et alates järgmisest aastast struktuur veidi muutub ja need poisid lähevad arvatavasti ametlikult Mati Pruuli ehk jaepank.neti osakonna juurde. Juba täna kureerib nende poiste tööd Mati osakonda kuuluv Aivar Loik, hüüdnimega MAF, Eesti parim veebilahenduste tundja. Netiturunduse isaks pean aga Hindrek Östermanni. Tema on tihedalt seotud Hansaneti sünniga ja enamuse meie innovaatiliste lahenduste loomisega. Hetkel vastutab Hansaneti kui brändi hea käekäigu eest. Selline ongi siis seltskond, kes vastutab selle eest, et internetiturundus Hansapangas hästi ja efektiivselt toimiks. Kas oleme midagi paremaks teinud või mitte, pole endal ilus hinnata, las seda teevad teised. Mina näen internetiturunduse osakonna sisendit ennekõike selles kohas, et internetiturunduse tiim käivitas väga tugeva veebis kohaloleku reklaamina, küll staatilistena, küll dünaamilistena 2000. aasta sügisel Eestis ja selle tulemusena kohast, kus ei usutud, et veel võib Hansaneti kasutajatunnuste kasv nii hirmsasti kasvada, see kasv siiski oli. Selle teadmise võtsin mina kaasa Lätti, mis, kes kuidas arvab, võib olla Eestist interneti arengust maas aasta, 2 vahet pole. Ja veensin inimesi seda kaua, kui vaja oli, et
see asi toob tulu, konkurendid tulevad sellele järgi ühel või teisel hetkel. Ja me tegime selle ära, see läks meil, aega läks selle käivitamiseks paar kuud, enne kui see idee ära osteti, aga maikuust 2001 saime ennast korralikult püsti, Läti juhtivad portaalid, kõik Hansaneti täis ja see kasv, mis on nähtud Läti kasutajatunnuste kasvus sel aastal, ma arvan, et väga suur roll on kindlasti sellel samal teadmisel, et tee reklaami nendele ja agressiivsed, kes juba internetis on. See oleks punkt 1. Teine pool on need uued interaktiivsed turustusmeetodid, mitte lihtsalt staatiline bänner, lähme kaugemale sealt, kogume e-maili aadresse, müüme kontsertipileteid, tont teab mida, kasutame erinevaid tehnikaid, kas lennukeid, Pearl Harbori reklaamimisel vahet pole. Selle tulek on oluliselt värvi küllastanud Eesti internetiturundus või internetipilti, aga eriti teravalt lööb see silma paari näitena, mida meie Läti tiim on praegu nüüd vaadates, mis eestlased on teinud, mõeldes omamoodi ja tehes omamoodi, vahet pole, aga tegelikult see säde ja idee, mis on sealt tulnud, vaadake hansapanka.lv praegu, mis seal vastu vaatab, et tegelikult see näitab, et internetiturundus ja sellega süstemaatiline teadlik tegemine, seal on tulemused taga. Esimene pilt, kui me Läti poole pealt vaatame, on see, et kui me alustasime aastat pihta, Unipanka ja Hansapanka, Unipanka oli meist kasutajatunnuselt ees, meedias Unipanka suhtuti temasse kui internetipanganduse liidrisse. Täna, ma arvan, nad on pöördumatult maas meist. Eestis on kahjuks ka tänasel päeval veel selline olukord, kus paljude firmade turundusjuhid ei pea nagu interneti väga tõsiselt võetavaks turunduskanaliks. On neil õigus sinu arvates ja kas Lätis on olukord umbes samasugune? Sõltub firmast. Kui sa oled laevaremondi tehas või konservide tootja, see võib sinu jaoks mitte olla primaarne kanal. Kui sa oled jaekliendi teenindus ja vähemalt väga suur osa, kui mitte enamus sinu kliendi suhtluses sinuga toimub interneti kaudu, siis sa ei saa seda kanalit eirata. Jah, me võime teha outdoori, me võime teha tele, aga see on mingi toetav selja taga olev, aga see vahetu kommunikatsioon kliendiga juhtub selles kanalis, kus klient veedab, on see 4, 2, 6 või 8 tundi päevas, vahet pole. Et ma ei usu, et siin on Läti ja Eesti turundajate seas mingid fundamentaalsed erisusi, sõltub enne kõike tööstusarust, mis sa oled. Aga ma arvan, et tõeliselt sellest internetist kui turunduskanalist on aru saanud ikka ainult juhtivad ettevõtted. Milline sinu arvates tulevik interneti kui turunduskanali vallas võiks olla? On midagi väga huvitavat juhtumas või läheb kõik enam-vähem sama rada pidi edasi, mis praegu? Selle küsimuse ma esitaksin sulle tagasi, et ma ei oska ise siit nagu öelda, et ta ei tohi olla liiga pealetükkiv, ta peab olema samas huvitav, kuidas sa selle tasakaaluselt vahet leiad. Tal peab olema rohkem aju taga, et ei ole mõtet tulistada kuuli pildujast, kui võiks snaiperiga paar lasku teha, eks. Aga ma arvan, et ta areneb orgaanilist kasvurada pidi, ehk ta õpib sellest, mis ta on teinud ja kasutab ära seda, mida tehnoloogiale vahepeal luuab, sest see, mida Flash meile täna võimaldab, isegi kui tehnikast mitte midagi ei tea, see on väga ilus, ütleme seda pidi, et miks mitte seda kasutada ka reklaamis, kui temast võiks niisama multifilmile teha. Kohe alguses võtsime endale eesmärgiks Hansaneti populaarsuse ja tuntuse ning ka kasutatavuse tõstmise. Milleks küsivad paljud, aga sellepärast on see mõistlik, et mida rohkem Hansanetis inimesed käivad, seda rohkem on meil võimalus neile müüki teha. Ja kuna mujal internetis käib klient teatavasti tihedamini kui Hansanetis, siis otsustasimegi alustada suurejoonelist, kuid samas efektiivset ja võimalikult väikeste kulutustega interneti turunduskampaaniad. Märksõnadeks innovaatilisus ja uuenduslikkus, sest tänaseks on välja kujunenud olukord, kus tavapäraste bännerite ja turundusnippidega enam eriti silma ei paista. Enne veel, kui meie strateegia järgi kampaaniad algasid, viisime lõpule läbirääkimised interneti reklaamikeskkondade omanikega. Tulemuseks meile kehtestatud hinnastamissüsteem, mis tavahinnakirjadest mitmeid kordi soodsamad. Esimese nii-öelda nähtava tulemusega tulime internetti Hansaneti püsibänneritega, mis paigaldatud suuremate portaalide kõige magusamatesse osadesse.
Neid võib nimetada ka tinglikult Hansaneti usteks, mis on neti kasutajatele võimalikult lähedale toodud ning mis nende inimestega läbi interneti ka kogu aeg kaasas käivad. Sisenemine Hansanetti tehti seega erakordselt lihtsaks ja mugavaks. Maailmapraktika näitab, et selliste püsibännerite kasutegur jõuab lõpukorrale pärast 3 nädalast näitamist, sest selleks ajaks on neile klikkimiste protsent langenud enam kui 3 korda. Meie bänneritega on aga maailma mõistes tõsine ime juhtunud, sest pärast aastast järjestikust näitamist on nende bännerite klikkimiste protsent tervelt 1,2. Ei oskagi hetkel nimetada ühtegi vastavat juhtumit, kus bänneritele klikkimiste protsent ajapikku mitte ei lange, vaid hoopis tõuseb. Suure huvi Hansapangaga seotud bännerite vastu oleme tekitanud ka võimalikult täpselt õigele sihtrühmale suunatud kampaaniatega. Internet annab olemasolevatest turunduskanalitest ju selleks parimad võimalused, mida meie osakond ka ära kasutada on püüdnud. Näiteks ostsime Eesti suurimates otsimootorites netis ja www-värgis ära mõningad otsisõnad, millede sisestamisel meie bännerid näidatakse. Piltlikult seletades näeb asi välja nii, et kui sisestada neti otsinguaknasse sõna ühispank, siis näidatakse alati Hansapanga bännerit. Sõnu on muidugi teisigi ning tulemus on siiamaani olnud ülihea. Kui keskmine bännerile reageerimiste protsent Eestis on umbes 0,4, siis antud juhul otsisõnadega seotud reklaamidele klikib tervelt 25% nende nägijatest. Oleme nüüd siin Delfis ja Delfi turundusjuhi Allan Sombri jutul. Allan, ütle mulle päris ausalt ja puhtsüdamlikult, mis pagana pärast sa töötad sellisel alal nagu internetiturundus? See on selline natuke pikem nagu küsimus või pikem vastus, aga internetiturundus on turunduseks kõige uuemaid valdkondi ja ei tahaks niimoodi öelda, et kui muu turundus on selge, siis on mindud edasi internetiturunduse valdkonda, et midagi uut enda jaoks avastada, aga mingil määral see niimoodi on, et leida midagi uut valdkonnas, kus sa oled nagu mõnda aega sees olnud, et ma ise olen seda valdkonda läinud väga erinevate kantide pealt, et alustades ajakirjanikuna ja vahepeal töötades PR-sfääris ja nii olnud ise selles valdkonnas kliendi pool ja olnud agentuuris töötaja, eriti kui vaadata seda aega, millal ma nagu internetiturundusega tegelema hakkasin, siis tol ajal oli ta ka vaieldamatult selline väga värske ja kuum valdkond. Kas tänasel hetkel on lootust, et nii-öelda suured rahad hakkavad ka internetis ükskord liikuma? Sellepärast ma küsisingi eelmise küsimuse, et suured rahad ju liiguvad ikka veel traditsioonilises meedias, et sa võiksid ju seal vabalt olla. Miks sa nende nii-öelda kopikatega tegeled? Võib-olla see raha maht ei ole nagu igal eluvaldkonnal nii oluline, et tähtis on see, et kas see, millega sa tegeled, pakub sulle rahuldust ja pinget ja kas see arendab, et kahtlemata tegelikult väiksemate rahadega tegelemine tähendab suuremat pinget ja tähendab ka seda, et sa pressid endast välja parema tulemuse. Ja ütleme, ma siiski, need rahad ei ole ka enam nii väiksed selles mõttes, et turg on kiiresti arenenud ja kindlasti areneb lähiaastatel veel, et täna on kogu meediast on kuskil Eestis 2,4%, viimastel andmetel on internetimeedia osakaal, aga ma näen, et lähiaastatel tõuseb see 4-5% kanti kuskile. No Hansapangas loodi enam kui aasta tagasi siis internetiturundusosakond, mis siis spetsiaalselt just selle küsimusega tegeleb. Kas Delfi töös midagi sellest hetkest muutus ja kui siis mis? Jah, väga rõõmus, et see osakond nagu tegelikult loodi selles mõttes, et meil tekkis juurde mitte uus klient, vaid pigem partner. Ja Hansapank ta ei olegi nagu meie jaoks selline standardne klient, vaid ta on selline partner, kes arendab meid ja keda meie vahel ka arendame, et ma arvan, et siin me nagu kasvatame koos seda turgu ja mõnes mõttes on Hansa näidanud nagu väga hea toonud turule väga hea mudeli, kuidas internetis reklaami teha ja kuidas internetis turundada. Et ta on selle know-how enda majja sisse toonud. Et tegelikult see aeg, millal te alustasite, siis sellist know-how turul oli olemas väga vähe, et ei olnud selliseid agentuure, kus seda oleks saanud ja
ja minu meelest küllaltki, eriti täna veel tagantjärele vaadates, küllaltki loomulik samm, et Hansa nii nagu käitus, et lõi sellise osakonna, et endale strateegiliselt olulises valdkonnas kogudes know-how majja sisse. Üks asi, mida ma selle osakonna kohta nagu, ehk siis teie, Tanel ja Toomas töö kohta tahtsin öelda, on see, et ilmselt pärast seda, kui te olete Hansas, on väga vähe juhtumeid, kus Hansale on selles valdkonnas üritatud mütsi pähe tõmmata. Pigem on sellised juhtumid, kus internetiturul mõned väiksemad saidid jooksevad siin jõulueelses meeleolus ringi ja väiksed päkapikumütsid peas. Mida sa ütleksid nendele firma turundusjuhtidele, kes arvavad veel tänase päevani, et internetis turundamine ei ole mõistlik tegevus ja selline, ütleme siis pikkade patsidega poiste mängumaa? No ma kindlasti ei ütleks nagu mida selles mõttes, et ei saa siin nagu päris üheselt läheneda, et mõnele firmale on teistsugused turundusmeetodid paremad, sõltub nagu firma spetsiifikast, aga kindlasti ei ole internet see, mida peaks nagu kartma ja peaks arvama seda, et see on ühe kitsa valdkonna pärusmaa, et seda ta kindlasti ei ole. Ma arvan, et enamus maksujõulisest elanikkonnast on tegelikult interneti kasutajad. Ehk siis, et nende inimeste käsutuses on rohkem raha ja need inimesed teevad olulisemaid otsuseid ühiskonna jaoks kui need, kes ei kasuta internetti. Lõpetuseks, millised uued lahendused võiksid tulla lähiajal? Interneti on selge see, et see valdkond areneb ülikiiresti ja mingeid selliseid paigalseismisi eriti ei ole, et on näha lähitulevikus midagi uut ja huvitavat ja mis on see olukord, mis selleks üldse sunnib, miks peaks uusi lahendusi välja tooma? Tendents on küllaltki ühesugune, et liigutakse ühes suunas, hakatakse rohkem kasutama, eriti suured ettevõtted, et nende nagu interneti panustamine järjest suureneb, sest et internet on kõige odavam kanal oma olemasolevate klientidega suhtlemiseks ja ka endale nagu, ta on ka meediumitest on üks odavamaid võimalusi teha publicity't erinevat. Ma arvan, et internet hakkab ära kasutama seda, et ta on töökoha televiisor. Ehk siis internetis muutub pilt, hakkab liikuma ja lisandub heli, et sellised lahendused, kus kasutatakse multimeediat, mis on iseenesest mõjuvamad, sest et inimese peal töötab nii hääl kui ka visuaal efektiivsemalt kui lihtsalt seisev nagu ütleme plakatreklaam, et neid lahendusi hakatakse kasutama. Kui palju tänasel hetkel juba neid lahendusi kasutatakse? Ma tean, et mõningad näited on teil vist olemas juba. Jah, mõningad sellised näited on olemas nagu Hansapank ja et hea meel, et kasutatakse ja hea meel, et on ka sellised kliendid, kes nagu nõuavad lausa lahendusi, mida me vahel nagu ei suudagi pakkuda, nii et siin on nagu kliente, kes tahavad paremaid lahendusi, kui me kohati nagu pakume. Hansapanga survel võeti sel aastal väga laialdaselt Eestis kasutusele nii-öelda rich media tehnoloogia, mis annab tunduvalt suuremaid võimalusi oma reklaamidega inimestele meelde jääda ning nende abil ka edukamat müüki teha. Internetiturundusosakond võttis endale eesmärgi olla uute lahenduste kasutuselevõtus Eestis alati esimesed. Siiamaani on see ka õnnestunud. Esimene flash-banner Eestis oli Hansapanga kodulaenu reklaam. Lisaks huvitavamale visuaalsele lahendusele on selle bänneri juures tähelepanu tõmbamiseks kasutusel ka heli, nagu te seda ka praegu ise kuulda võite. Mõned üllatunud inimesed helistasid seepeale vastavatele instantsidele ja küsisid, et miks pagana pihta nende arvuti solisema on hakanud. Alati on uute lahenduste kasutusele võtul neid, kes pole millegiga rahul. Sellest hoolimata oli selle bänneri edu suur, temale klikiti 2-3 korda rohkem kui tavaliselt. Lisaks sellele oli tollel bänneril veel üks unikaalne omadus. Nimelt sai otse bänneri peal kasutada meie laenukalkulaatorit. Seega ei pidanudki alati kuhugi klikkima, et seda kalkulaatorit kasutada, vaid kokkuvõttes ei olnudki tegemist tavapärase reklaamiga, nii nagu me ei oleme harjunud, vaid inimestele vajaliku vahendiga, mille kasutamine neile eriti lihtsaks ja mugavaks on tehtud. Bännerile klikkides jõudis klient kodulaenu vahelehele, kus oli üleval ka vorm, mille abil sai klient küsida personaalset laenupakkumist. Viimases kodulaenukampaanias täiendasime seda vormi veelgi ning seda ka üsna usinasti kasutati. Lisasime täpsustavad väljad, kus küsisime juba inimese sissetulekuid, kohustusi, kontaktandmeid, vanust, elukohta ja muud sellist. Samuti oli võimalik sisestada oma kommentaar, kuhu tavaliselt kirjutati siis täpsustavaid küsimusi või oma soove.
Kokku tuli selliseid päringuid üle 300, mis tähendab seda, et need olid vägagi potentsiaalsed laenutahtjad. Siin on veel mõned näited uutest lahendustest, mis esimesena Eestis kasutusele võetud. Oleme siin Tele2 e-kommertsi direktori Andres Jõesaare jutule tulnud. Andres, sa puutud väga tihedalt kokku nüüd internetiturundusega. Mis jaoks sellist imeasja nagu internetiturundust vaja on, et on ju olemas televisioon, raadio ja muu traditsiooniline meedia, et kas internetti kui sellist turunduskanalina üleüldse vaja peaks minema? Ma küsin vastu, et mis see siis ajaleht on? Mille jaoks peaks olema üldse vaja midagi trükkida ajalehes või kuskil posti peale, et kui on olemas selline efektiivne kanal, mida kasutab iga nädal üle 300 000 aktiivse inimese, milleks sellise vana meediaga üldse tegeleda, et see arusaama minu jaoks nüüd raske aru saada. Nii et internetis turundustegevust teha tasub. On mingeid väga suuri erinevusi traditsioonilise meediaga? Jah, no kuna see intervjuu aeg on piiratud 1,5 tunniga, siis ma ei suuda kõike praegu ära rääkida, aga mingid tähtsamad asjad küll, et kui ajalehtede puhul, kui võtta niimoodi konkureerivat meediat otse luubi alla, siis on võimatu kindlaks teha, et kas seda kuulutust keegi lugenud on, kui kaua ta seda lugenud on, kes see lugeja on, et kõik see on selline subjektiivne arvamus. Interneti puhul on see täiesti selge, kohe arusaadav. Samal päeval, samal ajahetkel on võimalik saada raport, et minu sellist teksti või sellist üleskutset on järginud nii ja nii palju inimesed ja teinud pärast seda nii. Seda ei võimalda mitte ükski teine meedia. Kui paljud Eesti firmad on nüüd hakanud aru saama sellest, et internet turunduskanalina on täiesti olemas ja ka seda reaalselt kasutusele võtnud? Kahe otsaga küsimus. Ühest küljest tahaks öelda, et internet on plahvatuslikult levinud, aga teisest küljest on kurb tõdeda, et Eesti telefoni järjekorras on veel umbes 30 000 inimest. Kui telefoni loetakse mujal maailmas inimõiguseks nagu kõiki teisigi ja USAs on internet samamoodi inimõiguste üks osa, siis Eesti ei ole veel niimoodi arenenud, et kõik firmad oleks endal teadvustanud, mida uus meedia tähendab ja mida see võimaldab, kui suurt kulude kokkuhoidu ja kui suurt tulude teenimist. Nii et see teadmine levib, aga võiks levida kiiremini. Kas on ette näha, et nüüd lähitulevikus võiks mingisugune hüppeline muutus toimuda selles teadlikkuse vallas siis firmade osas? On näha seda, täiesti selgelt on näha seda, et kes on kasutama hakanud, need on saanud positiivse kogemuse ja kasutavad järjest aktiivsemalt. Aga on näha ka seda, et agentuuride poole peal või reklaamiandjate poole peal on inimeste voolavus suur ja need inimesed, kes on korraks selle asjaga tegelenud, siis on leidnud parema töökoha või mingil muul põhjusel sellelt valdkonnalt ära läinud, nii et järjest tuleb uusi inimesi koolitada, rääkida, miks seda vaja on, aga see on pidev protsess, millega tegeleme. Oskad ka mingisuguse konkreetsema näite tuua äkki? Jah, mitte oleks küll väga sarkastiline, aga näide praktilisest elust, et interneti reklaamikampaania puhul tegeletakse sellise eelarve ülejääkidega, et televisiooni, et kui meil oli 500 000 krooni oli eelarve, et televisiooni panime 450 ära, ajalehte 45 000, 3000 panime raadiosse, 2000 krooni jäi üle. Selle peaks väga targalt kuhugi investeerima ja siis tullakse juurde, et me tahaks teha suurt internetikampaaniat, et meil on siin üks kõva raha, et 1500, isegi 2000 krooni, et selle eest tahaks midagi tõsist ära teha. Ja paraku on see karmist elust. 2000 krooni eest saab üsna palju asju ära teha, tähendab, saab ka tasuta ära teha, internetis saab tasuta kuulutus üles panna täiesti vabalt, aga oodata seda, et 2000 krooni eest saab firma käivet tõsta näiteks 2%, mis absoluutarvudes tähendaks mõnda 100 000 krooni,
on võib-olla natuke ennatlik. Viimane küsimus selline, et Hansapanka nüüd loodi eelmisel aastal siis eraldi osakond just internetiturunduse peale. Oskad sa öelda, kas midagi Tele2 e-kommertsi osakonna töös muutus pärast seda või on midagi sellist markantsemat öelda? Jah, seda peab ütlema küll. Hansapank on saanud endale kahjuks väga head tegijad. Kui meie üritame klienti õpetada, siis Hansapanga puhul on tegemist vastupidise protsessiga ja me õpime pigem sealt osakonnast. Aga tõsiselt öeldes, siis see on väga hea, kui klient teab, mida ta tahab, ta professionaalselt oskab hinnata ja ka kaaluda neid võimalusi ja küsib, et kas te niimoodi teha saate. Me tahaks niimoodi saada. Ja see viib asja igal juhul edasi ja annab kliendile palju paremad tulemused. Lõpetuseks, milline selline lähinägemus üldse kogu selle internetireklaami turu vallast on? Mujal maailmas hakkavad tulema signaalid, et selline suurem mõõn või auk on nüüd läbi saamas, hakkab jälle tõusudele minema, kuidas Eestis see asi tundub olevat? No Eestis suuremat auku ei tekkinud, et see buum pole veel Eestis alanud. See tõsine buum, mis maailmast üle käis nüüd 2-3 aastat tagasi Eestisse, ei jõudnud, kuna Eesti internet oli suhteliselt noor veel sellel ajal, nii et loodetavasti auku ei tule ja tõus jätkub stabiilsena. Üks meie osakonna prioriteetidest on kindlasti alati olnud ja on ka tulevikus klientidele personaalne lähenemine. Ja väga efektiivne moodus selleks on loomulikult e-maili turundus. Hästi läbimõeldult ja oskuslikult läbi viidult annab see enneolematult häid tulemusi. Et elektronposti teel midagi edastada saaks, on meil loomulikult vaja e-posti aadresse. Aasta tagasi oli neid meie kliendi andmetes 20 000, selge see, et vähe mis vähe. Esimese sammuna meiliaadresside kogumisel tegime kampaania, kus loosisime kõigi nende vahel, kes oma e-posti aadressi sisestasid, välja 10 Nokia VAP-funktsiooniga telefoni. Tulemus 16 000 uut aadressi meie baasi, mis tähendab vastavate märgete arvu kahekordset kasvu. Filmi Pearl Harbor 500 vabapääsme loosimisest said osaleda vaid need, kes kasutasid ühte meie nõndanimetatud M-teenustest, kas siis mobiilikonto, saldo mobiilis, VAP või kiirteade. Meie partner BDG lisas Hansaneti promo kõikjale oma filmi reklaamivatele plakatitele, televisiooniklippidele, trükimeedias olnud teadetele ning kõige tipuks jooksis Hansaneti klipp veel ka selle filmi alguses kinodes. Peaauhinnaks oli sellel loosimisel sõit reaktiivlennukiga, kampaania oli väga edukas ning selle tulemusel saime juurde umbes 2000 meiliaadressi. Järgmine film koostöös BDG-ga oli Kõrged konsad teevad ära. Ja kampaania oli seekord suunatud peamiselt õrnema soo esindajatele, kuigi üle 2000 loosimises osalenu seas oli üllatavalt palju ka neid, kes paberite järgi meessoost peaksid olema. Pileti ja peaauhinna võitmiseks pidi inimene olema meie teenuse saldo mobiilis kasutaja. Praegusel hetkel käib järjekordne koostööprojekt filmiga Atlantis. Eesmärk jätkuvalt Hansaneti populaarsuse suurendamine ning kliendi andmetesse uute ja tegelikkuses ka töötavate e-posti aadresside juurde saamine. Reeglina saab selliste kampaaniate käigus õigeid meiliaadresse, sest võidust teatatakse inimestele nendel samadel aadressidel, mis nad ise sisestanud on. Pealegi on meiliaadressi kirjapanemisel peal ka kontroll, et aadress ikkagi vastaks standarditele, see tähendab, et @märk oleks olemas ja nii edasi. Kui keskmiselt on umbes 15% andmebaasis olevatest meiliaadressidest valed või aegunud, siis antud kampaaniatest saadav valede meilide osakaal jääb alla 2%. Tänase päeva seisuga on meil olemas umbes 90 000 Hansaneti kliendi e-posti aadressid, mis annab meile suurepärase võimaluse nendele klientidele personaalselt läheneda. Järgmisel aastal ongi meil kavas seda moodust ehk e-posti turundust efektiivselt ära kasutama hakata, sest lisaks parematele tulemustele on see turundusmeetod ju ka mitmeid kordi odavam. Mõned näited, mis on ka reaalselt testitud. Millised on tulemused näiteks 42 lehekülje saatmisel USA-st Jaapanisse, kui võrrelda erinevaid kanaleid? Kiirkirja saatmisel tavalise posti teel läheb saadetise kättetoimetamiseks aega umbes ööpäev, maksumus jääb suurusjärku 600 krooni. Faksi teel saab sama asja USA-st Jaapanisse märksa kiiremini, nii poole tunniga ja hind on ka poole odavam. Elektronposti teel need 42 lehekülge edastada on äärmiselt igav, aega läheb vaid 2 minutit ja maksma ei lähe see ka peaaegu mitte midagi, sest 2 krooni võrrelduna lihtkirja 600 krooniga on ju sama hea kui mitte midagi. Sama näide Eestist, ülesanne laiali saata 100 erinevat kirja.
Eesti postiteenust kasutades on ajakulu 24 tundi ja maksumus 700 krooni, elektroonilist posti kasutades aga on need näitajad 20 sekundit ja 1 kroon. Kiiruse ja hinna vahe ei ole aga veel kõik. E-mailile saab lisada ju ka liikuvat pilti, heli ja muid selliseid asju. Seega on võimalik teha väga atraktiivseid pakkumisi, mida klient toolilt tõusmata ka kohe kasutada saab. Oluline on ka see, et e-posti kampaaniat tehes on võimalik reaalajas jälgida kampaania kulgu ja tulemusi. Me saame täpselt teada, kas klient sai oma meilikasti selle kirja, kas ja millal ta seda luges ehk avas selle kirja ja kas antud informatsioon talle ka huvi pakkus, see tähendab, kas ta meie koduleheküljele edasi tuli sealt kirja pealt. Ja lõppude lõpuks saame teada ju ka selle, kas ta ostu sooritas. Viimase aja sündmusi silmas pidades on tähtis ära veel märkida, et e-posti osatähtsus turunduskampaaniates kogu maailmas on hüppeliselt suurenenud ja seda peamiselt tänu terrorirünnakutele USAs, sest Siberikatku hirmus ei julge inimesed enam tavakirju avada ning seega muutub suhteliselt mõttetuks neile nende saatmine. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Oh man, we are not alone. Mati Pruul on jaepank.neti direktor, nagu me teda kõik siin nimetame, ehk isa meie keeles. Mis on sinu arvamus, mis pärast üleüldse pidi Hansapank looma enda struktuuri sellise üksuse nagu internetiturundus? Ei ole olemas ju televisiooniturundust, ajaleheturundust. Väga lihtne. Inimesed on harjunud, et nad peavad töötama kuskil osakonnas. Ei saa lihtsalt töötada Hansapangas. Sellepärast oli ka vaja eraldi üksust. Aga point oli selles, et kus sa saad täna kokku kliendiga? Kus sa saad kokku kliendiga selleks, et temaga rääkida, selleks, et pakkuda midagi talle, mis on olulist. Klient käib keskmiselt 6 korda tihedamalt Hansanetis, kui ta käib kontoris, kui sa vaatad tänast fookussegmenti. Kui sa vaatad jõukat junior-segmenti, 85%, kui sa vaatad jõukas senior-segmenti, üle poole nendest klientidest käib täna Hansanetis ja enamus neist surfab iga päev internetis. Et kõik muu kanal ongi täna alternatiiv, internet on täna põhikanal. Ja kuidas siis niiviisi, et meil ei olnud internetiturunduses, me ei olnud üldse tegijad enne seda. Et meil oli kõik puudu, nüüd on meil kõik olemas. On sul oma nägemus ka tuleviku suhtes, mis hakkab saama? On mingi väga kardinaalsed muudatusi oodata? No ma arvan seda, et nii nagu täna on telefon meie igapäevane suhtlusvahend ja ka mobiiltelefon on peaaegu igal inimesel olemas. Nii ilmselt varsti me ei kohta inimest, kes ei teaks, mis on internet ja kes ei tea, miks see tema jaoks kasulik on. Seega üha rohkem saab see põhisuhtluskanaliks meie ja kliendi vahel samamoodi. Aga ilmselt ei muutu see nagu alternatiiviks teistele suhtlusvõimalustele. Ilmselt inimesed ei lõpeta kunagi ära omavahel suhtlemast nii-öelda üle laua, eks ole, õhtul kõrtsu minemast või telefonidel üksteisele helistamast. Seega avara võid see loob lihtsalt võimalusi juurde. Ja ma arvan, et väga rumal oleks neid võimalusi kasutamata jätta. Ja vastupidi, neid võimalusi tuleb väga-väga efektiivselt ära kasutada. Selleks on olemas valmidus ja selleks on olemas võimalus. Kas sinu arvates on meie, ütleme siis, internetiga tegelev tiim oma ülesannete kõrgusel nendega hakkama saanud? Meie internetiga tegelev tiim. Ma arvan, et meie internetiga tegelev tiim on lennanud vahel väga kõrgelt. Vahel teinud isegi surmasõlmesid, katsetanud igasuguseid uusi ja põnevaid asju ja kreatiivsus ilmselt on üks selliseid põhiväärtusi selles tiimis. Ma arvan, et on väga kõrgel see tiim. Vaata seda, mis on kõige tuntum internetikeskkond täna Eestis, sa tead? Väidetavalt Hansanet. Just nimelt. Ma arvan, et see tulemus vastab ise enda eest. Minu meelest oli see aasta 96 vist, kui Jüri Mõis ütles meile, et pangandusel internetis tulevikku ei ole. Telefon on tegija. Ja me tegime tõeliselt kiiresti telefonipanga.
ja tõeliselt hea telefonipanga omal ajal. Tõeliselt hea telefonipanga ka praegu. Aga mis me täna näeme? 300 000 inimest on valmis internetis kasutama panka. Olukord muutub nii kiiresti, et kui sa küsid, et kas me olime algusest peale suunatud sellele, et internetis peab olema pank tegija, siis ei olnud. Kunagi me arvasime, et debetkaart ja ATM on see, mis maailma võlub. See, mis inimestele sära silmadesse toob. Ja oli ka, 95. aastal sai sellega väga paljud inimesed õnnelikuks tehtud, et enam ei pea sabas seisma selleks, et raha üle leti kätte saada. Ja oli omal ajal ka telefon see, mis hämmastas, et ei pea kuhugi minema. Kodust helistad panka, teed kõik oma asjad ära, jõle mugav. Ja internetil tulevikku üldse näha. Täna me räägime hoopis muudest asjadest, et mis internet? Internet on igapäevane. Mobiiltelefoni läheb kogu asi, pisikesse device'i, kõik saab koha pealt tehtud käbedalt, mugavalt. Mis järgmine asi on, ütleme, mis telekas, mis asja, mis paber, mis piletid. Kõik olib siia, video on siin, eks ole. Tütarlaps laulab sulle võib-olla sünnipäeva puhul hommikul laul ise on hoopis kuskil teisel kontinendil, eks ole. Kõik jääb siit pisikese ekraani kaudu. Ja internet on alternatiivkanal. Paari aasta pärast küsivad lapsed, et mis asi on alternatiivkanal, eks ole. Et kas kunagi oli elu ilma internetita või? Kas tõesti oli kunagi siuke aeg, kui neil pered olid kodus arvutit? Vau! Kuidas te siis teada saite, mis toimub maailmas? Miks te loete lehest eilsed uudiseid? Praegune põlvkond, kes on 3, 4, 5, 6 aastane, nemad näevad kõik see internet, arvutid, mobiiltelefonid, kõik nende ümber. Et kui emad suureks kasvavad umbes 10 aasta pärast, ma arvan, et siis on nagu enamus noortest elanikkonnast on selle nii adapteerunud, et nad ei kujutagi ette, et midagi veel on. Aga panna tähele, siis on midagi uut, mida me praegu ette ei suuda näha. Mis arvaks, Hansapank on tänasel päeval valmis nagu sellisteks arenguteks, järskuteks, muudatusteks, kannapööreteks? Võib-olla Hansapank on natukene väga suur laev, et teha kannapöördeid. Aga sellepärast ongi meil võimalus seda teha näiteks Hansanetis, mis võib-olla võib lubada endale natukene rohkem pöörded ja innovatiivsust kui Hansapank tervikuna. Ja võib-olla edaspidi on selleks M-pangandus. Hansapanga M-pangandus, mis lubab endale veel suuremaid pöördeid ja nihkeid meie põhitegevusest, mis samas klientidele väärtus loovad. Nii et ma arvan, et Hansapank on valmis. Ja ma arvan, et isegi, et küsimus ei ole mitte sellest, kas ta on valmis, ta peab olema valmis. Sest kui sa ei käi kaasas oma klientide nõudmistega, arenguga, siis varsti oled sa out. Üks enim poleemikat ja vastakaid arvamusi tekitanud asi, mille meie osakond ära tegi, oli sooduspakkumiste alajaotuse lisamine Hansanetti. Oli väga palju neid kolleege, kes selle mõtte maha trampisid ja välja naersid. Tänaseks on aga sooduspakkumised meie klientide seas päris populaarseks saanud ning Hansaneti ja kogu Hansapanga mainele, ma arvan, et suhteliselt hästi mõjunud. Kuidas üldse tuli mõte selline asi teha? Uuringud näitasid meile, et Hansaneti kasutajad hindavad meie internetipanka küll väga kõrgelt ja seda pea kõikides kriteeriumides. Ainus, mis teistest selgelt maha jäi, oli meelelahutuslik külg. Sooduspakkumiste ülespanek seda osa täiendada püüabki ning tundub, et oma ülesandega on ka edukalt hakkama saadud. Pealegi pakub see Hansaneti kasutajatele lisaväärtust ning tekitab inimestes aina rohkem huvi ja vajadust Hansanetis käia, mis annab jällegi meile paremad võimalused oma klientidega kohtuda. Sooduspakkumiste populaarsuses ei maksa kahelda, sest selle edukusest räägivad numbrid enda eest. Nukuteatri etendus Risk 2700 piletit osteti Hansanetist, mis teeb tervelt 30% kogu piletite müügist sellele etendusele. Nukuteatri enda väitel ostsid Hansanetist pilet isegi sellised inimesed, kes tavaliselt pole kohale tulnud ka personaalse kutse peale, näiteks Jüri Mõis ja Vahru Kraft olid nende seas. Veel mõned üritused, mis Hansaneti sooduspakkumiste all müügis on olnud ja edukalt toiminud. Lõpupidu 180 piletit müüdi Hansanetis, Grillfesti puhul 380, Watergate 300, Elton John 500, Reval Hotel Latvia pakkumine kogus tervelt 802, Ostjat ja Depeche Mode'i kontsert 500, Roxette, kes hiljuti samuti Tallinnas käis, oli 700 pileti suurune summa, mis siis Hansanetist osteti. Ja näiteks Jethro Tulli kontserdi puhul osteti ligi 18% kogu piletitest Hansanetist, mis on ikka tõsiselt hea tulemus. Pimedate ööde filmifestivali puhul oli huvitav see, et passe, mis andsid võimalus inimesele mitmel erineval filmil käia, sai osta ainult Hansanetist.
ja sel hetkel, kui nende müük Hansanetis lõppes, oli passidena ostetud 45% kogu PÖFFi piletitest. Olime isegi üllatunud nii hea tulemuse saavutamisest. Ja veel, Vanessa Mae kontserdile osteti Hansanetist 300 piletit ja interneti teel on muide piletite ostmine kasvanud alates maikuust 600% ja siis Emori andmetel ilmselt peamiselt tänu Hansaneti sooduspakkumistele. Wasabi. Wasabi. Yeah, wasabi. 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 Oma töötajate seas väga suurt vastukaja tekitanud kampaaniaid ja tegevusi on internetiturundusosakond Hansapangas teinud veelgi. Viimane näide Hansaneti mitteaktiivsete kasutajate nõndanimetatud reaktiviseerimiskampaania. Kõigile neile, kes olid kunagi Hansaneti kasutamislepingu sõlminud, kuid kes polnud seda kasutama hakanud, saatsime koju kirja, kus teatasime, et neil on suurepärane võimalus võita 5000 krooni väärtuses kaubamaja kinkekaarte. Samas tutvustasime ka Hansaneti pakutavaid võimalusi, millest neil ehk aimugi polnud. Loosimises osalemiseks pidi vastama mõnedele Hansaneti puudutavatele küsimustele, mis omakorda sundis inimesi endale selgeks tegema, millised on siis erinevad võimalused, mida Hansanetis kasutada saab. Viimase küsimusena palusime ka kirjeldada mõnda asja, mis inimeste arvates Hansanetis veel puudu on. Lõplikud kokkuvõtted on alles töös, kuid juba praegu võib väita, et selle kampaania käigus on selgunud mõned huvitavad tõsiasjad. Esiteks see, et suur hulk nendest nõndanimetatud mitteaktiivsetest klientidest ongi suhteliselt lootusetud kliendid, kes erinevatel põhjustel, olgu selleks siis vanus, vajaduse puudumine või muu selline, ei hakkagi niipea kasutama Hansanetti. Teiseks saime ka üle 10 000 erineva arvamuse, mida Hansanetis teisiti võiks teha, mis seal võiks veel juures olla ja mis seal üleliia ehk on. Ja loomulikult on väga suur väärtus ka see, et meil on nüüd olemas üle 10 000 Hansaneti kasutaja kontaktandmed, Hansaneti postkasti avamiste hulk muide sellel perioodil kasvas hüppeliselt. Kõik see, millest ma siin eelpool kõnelenud olen ja millega meie osakond aktiivselt koos oma partneritega siit pangast teeb, on väga konkreetselt suunatud ühele eesmärgile, tõsta Hansaneti tuntust ja kasutatavust. Ja Emori viimane e-seire ütleb, et Hansanet on kõige tuntum internetikeskkond Eestis, kus juures aasta tagasi oli Hansanet veel 6. kuni 8. kohal. Kokkuvõtvalt võiks siis öelda, et kui sel aastal tegelesime peamiselt Hansaneti populaarsuse tõstmisega, et oleks kellele ja kui palju näidata oma tooteid ja teenuseid, siis järgmisel aastal on meil tõsine kavatsus teha kõik, mis meie võimuses, et oma kliendisegmentidele väga personaalselt läheneda. Järgmine aasta toob meie kõigi töödesse ja tegemistesse uuendusi, mis nõuavad paljude hoiakute, suhtumiste ja ka käitumiste muutmist. On, mis on, kuid üks on küll päris kindel. Internetiturundusosakond jätkab oma innovatiivset tegevust, et teistest erineda, silma paista. Uued ja julged turunduslikud võtted on tekitanud aeg-ajalt ka teistes inimestes pahameelt, kuid ma arvan, et siiamaani on sellest olnud rohkem kasu kui kahju. Soovin ka teile julget pealehakkamist, tänan teid tähelepanu eest ja kohtumiseni.